Koti tahapoole. Koti tahapoole. Tere ilusat ja vihmast laupäeva kõigile. Vihm on ikka millegi jaoks hea ja kui vihm ära lõpeb, siis tuleb ju päike välja. Koeru vald, su maid on helitanud lootusrikkad silmad. Tasast põldu mõõtnud adra järel taltsalt jalg. Isa turja paitab suulised, kuid siiski helded silmad sulle ajas aega kindlas usus toetuda võis tal. Koeru, Kalitsa, Väinjärve, Kuusna Ervitaja vao. Muistne side seob neid praegugi, ta kuhugi ei kao. Sõna saab Koeru vallavolikogu viimane esimees Külvar Mand. Austatud Koeru rahvas, austatud külalised meie sõprusvallast Soomest, terve Tuloa Koeru. Nii nagu öeldud, tänaseks on nii Koeru vallavolikogu teinud ära oma viimase istumise ja Koeru vallavolikogu aamer on viimases Koerukajas pildi peal löönud oma viimase paugu. Koeru vald on liitunud Järva vallaga ja seda on saatnud palju emotsioone, palju rahvaarvamusi ja ka õigusmõistmist. Ei ole olnud see kerge ei kindlasti Koeru tavainimestele, vaadates seda kõrvalt ja olles kui reisija lennukis, teadmata, mis suunas ja kõrgusel ta lendab ja kas ka meeskond kaasa võetud. Kindlasti on päris palju me kõik jätnud sellesse protsessi oma närve, nii heas kui halvas mõttes, sest iga protsess õpetab meid elama, hakkama saama ja ka edasi minema. See koht, kus me täna seisame ja nii nagu ka välja kuulutatud Koeru valla lipu mõne aja pärast alla laseme, on olnud ajaloos hästi oluline mitte ainult Koerule, vaid ka Eesti riigile. Me täna langetame siin ühe lipu, aga me võime olla õnnelikud, sest teine lipp jääb siin lehvima ja see on sinimustvalge. Neid hetki, kus vallalippu me saame langetada ise, võib-olla täna natuke raskusega südames, aga siiski, et minna edasi ja lootuses, et see kõik, mis meid ees ootab, on parem ja me peame kõik tegema selleks, et see oleks ka parem. Mitte ainult unistustes, vaid ka reaalselt ja see puudutab meid igaühte, kes siin täna seisavad ja kes on ka kodudes. Kindlasti volikogu esimehena ma tahan tänada Koeru rahvast läbi selle ühinemisprotsessi, sest ilma teie toeta ei oleks julenud meie siin teise korruse saalis teha neid otsuseid, millele te olite andnud meile volitused. Ja kui kohtukull on ütelnud, et täna me läheme edasi nii, nagu meid on kohustatud, siis korraliku riigikodanikuna ja
eestlasena me aktsepteerime seda ja kindlasti koerukana luban seda, et nüüdseks on meie ülesanne jälgida neid protsesse ja sündmusi selles suures vallas, kuhu me oleme liitunud, et meie elu jätkub samamoodi ja meie rahvas Koerus on jätkuvalt rõõmsameelne, kokkuhoidev, sotsiaalne, sest see on see, mis toob meile juurde inimesi ja paneb meid siin koos tegema asju ja natuke etteruttavalt ka tänane õhtu, mis on siin mõne aja pärast algamas õhtul kell 8, näitab seda, et Koeru inimesed hoiavad kokku, sest tänane kultuurimaja on täis rahvast ääreni ja siia tahaks tulla veel palju-palju juurde, aga see ongi Koeru rahva pidu ja sellel on ainult hea meel. Mahub veel ja tulge aga, kultuurimaja saatis sõnumi ja see on rõõmus sõnum, sest ma kuulsin hommikul Koeru poolt paari kurba sõnumit ka, et vist ei mahu enam, mahub. Aga natukene ajalugu saab rääkima meil Aldo edasi ja nüüdseks mina lõpetan ja tänan teile kõigile toetuse eest ja kõike head. Ja nüüd saab sõna Koeru endine vallavanem ja volikogu esimees Aldo Tamm. Ja rahvas kodukandist ja kaugemalt. Ajalugu ma võib-olla väga pikalt käsitlema ei hakkaks, vaid vaataks nagu ehk tuleviku poole. Ja peame veel kord tõdema, et see maailm on pidevas uuenemises. Uueneb keskkond meie ümber, uueneme meie ise, muutub ka organisatsioonide vorm, kuhu me kuulume. Et kas kõik on läinud just nii ja kõige paremini, nagu me tahtsime, aga tänaseks on tõesti, nii nagu Külvar ka ütles, kaalukaus langenud, otsused langetatud ja meil tuleb sellel teel, selles vormis edasi minna ja leida meie kõigi jaoks parimad lahendused. Öeldud on, et möödunud aegu ei pea kurvalt taga nutma, vaid neid ikka tuleb alati rõõmsal meelel meenutada. Ja siin Koeru kandis on, mida meenutada. Siin on väga palju korda saadetud selle rohkem kui veerand sajandi jooksul, kui Koeru on olnud oma vabas riigis, oma rahva, oma valitsuses, oma valitseda. Seda me näeme kõik meie ümber ja me ei pea seda kordama. Ma loodan, et uues, suuremas omavalitsuses kõik see, mis on olnud hästi, areneb edasi. See, mis on jäänud vajaka, leiab ka lahenduse. Ja teinegi mõttetera, et möödunud perioodide järel, kokkuvõtete järel, teostatu järel tulevad meie ette uued ülesanded. Tekivad uued võimalused eneseteostuseks ja need võimalused, need ülesanded ei ole, nagu elu on näidanud, reeglina mitte lihtsamad ja kergemad, kui seda olid varasemad. Ma tahan soovida, et selles suures, uues omavalitsuses leitakse ka nendes keerukates ühinemisprotsessides kõige paremad lahendused. Ja tahan ka kinnitada, ma loodan, et meie kõigi nimel, et kui me näeme, et midagi kipub viltu minema, siis me oma kogukondadega püüame seda õigele teele tagasi suunata oma sõna, jõu
ja tahtega, seda ka kindlalt väljendades. Aga kõige paremat meie uuele omavalitsusele ja kõigile meile, kes me siin mail elame ja toimetame. Aitäh teile! Meil on külas ka Soome Sõprusvalla delegatsioon Soome Vabariigist, Ilmajoe vallast. Ja nüüd ongi sõna Ahti Rantal. Palun. Rakkaat koirulaiset ystävämme. Minä haluan välittää Ilmajoen kunnan puolelta kiitoksen siitä suuresta rakkaudesta, siitä suuresta kunnioituksesta, siitä suuresta ystävällisyydestä, mitä Koerun kunta on Ilmajoen kuntaa kohtaan osoittanut. Minä itse nuoruudessani muistan, kun olen ensimmäisen kerran törmännyt kuntaan. Ilmajoella oli tuli hyvin yleiseksi se, että tuolta Neuvostovallan alta on vapautunut Viron kansa, Eestin kansa, ja he laittavat siellä maatalouttaan kuntoon. Ja he toivoisivat, että me voisimme auttaa heitä siinä. Ja tuo maatalouskonekeräys, se tuli jokaiselle ilmajokiselle sydämen asiaksi. Ja me olemme ymmärtäneet, että sillä oli teille myös merkitystä. Luopuminen on aina tuskallista, mutta luopumiseen siihen sisältyy myös aina uuden alun sielu. Aivan samalla tavalla kuin te aikoinanne olitte tuolla toisen vallan alla ja sieltä te lähditte vapautumaan. Te vapauduitte. Nyt te olette eläneet tätä omaa aikaanne. Me haluamme sanoa teille, että vapautta on hyvin monenmoista. Se, että jos te olette nyt menettäneet jollakin tavalla teidän kunnallisesta vapaudestanne jotakin, niin minä tahdon sanoa teille, minä itse olen ilmajokinen, Ilmajoen kuntalainen, mutta minä olen koskenkorvalainen. Ja minulla on se identiteetti. Teillä koerulaisilla, teillä tulee pysymään se identiteetti, että te olette koerulaisia. Ja aivan kuten ensimmäinen puhuja sanoi, te laskette nyt Koerun lipun, mutta vapaan Eestin lippu, se pysyy ylhäällä. Ja olen aivan varma, että tämänkin tilaisuuden jälkeen meidän yhteydenpitomme Ilmajoen kunnan ja Koerun kanssa tulee jatkumaan erilaisissa muodoissa. Ja edelleen haluan kiittää siitä kaikesta ystävyydestä, mitä olemme teiltä saaneet. Kiitoksia. Ajat tulevad ja ajad lähevad. Üks ajajärk on meil siis jäämas selja taha ja me oleme uue lävel. Ja selleks, et uuega edasi minna, ma palun Külvar sind nüüd langetada Koeru valla lipp.
ja see Koeru valla viimane lehvinud lipp läheb meie Koeru valla muuseumisse, kuhu ta jääb lehvima ja Koeru inimestele nähtavaks edasise aja jooksul kogu see aeg koos kogu meie muu valla oluliste elementidega, milleks on vallavanema kett, meie valla aumärgid ja kõik muud. Annan selle üle meie kultuurimajale, kus meie valla muuseum asub. Aga ükski asi ei lõppe lõplikult. Meil ju läheb elu edasi ja elu läheb edasi meil Järva vallas ja sellepärast annan ma sõna Järva valla esimesele volikogu esimehele Jüri Elramile. Palun. Ja Koeru rahvas. Need asjad ja sündmused on kindlasti natukene kurvad, mis teie silmes siin hetkel toimisid, aga ma usun, et kõige tähtsam on see, vaadake, sinimustvalge lipp lehvib endiselt uhkelt edasi ja edasi oleme läinud ka meie vahepealne mure, mis saab Koerust, on meie jaoks nagu lahendatud. Koeru inimesed on aktiivselt hakanud osalema Järva valla protsessides ja ma usun, et selle 25-26 aasta siis mahub meil kõigile omavalitsustel, 7 omavalitsustel nii muresid kui palju rõõmusid. Ja neid me kindlasti ei unusta, need on inimeste mäludes. Ja oleme väikevaldadena ikkagi ühe etapi Eesti riigi elus läbi teinud. On toimunud omandireformi muutus, maareform on edukalt lõpule viidud ja nendes piirides võib-olla enam arengu jaoks lihtsalt impulssi ei oleks jätkunud. Et loodame, et ühiselt praegu kokku pandud suur, ikkagi juba julgen nimetada suur Järva vald, mis võrdväärselt teise kahe Järvamaa omavalitsuse Türi valla ja Paide linna näol hakkab Järvamaal toimetama, saavad ende ette püstitatud ülesannetega hästi hakkama. Nüüd hetkest lihtsalt väike selgitus sellele, mis nüüd saab Koeru lipu asemel. Ühinemislepingus sai meil kokku lepitud niuke asi, et kuna teate ka Koeru, kas tuleb meiega liitub või ei tule, oli päris tõsine probleem ja kuna otsustati, et me ühiseid dokumente asju valmis enne valimiste perioodi ei tee ja otsustati, kui kõige viimane Imavere valla põhimäärus, mis oli kinnitatud kõigega kaasaegsem, et me jääme selle vahepealse perioodi, selle alusel toimetama siin Järva vallas, siis sellest tulenevalt jääb kehtima ka see sümboolika, mis see on. Ja selle tulemina siis praegu on mul au eisata siin hetkel veel Imavere vallavanemana ja Järva valla volikogu esimehena Imavere valla lipp siin mastis nii kauaks, kui me ühise uue sümboolika konkursi välja kuulutame, kus juba kõik osapooled saavad oma sõna kaasa sekka ütelda ja oma uue sümboolika välja töötame. Värvid peavad sümboliseerima valge, kuna Imavere piirkonna
nagu Eesti Taaniks, kus lehmad hästi palju piima andsid. Selleks on valge värv, kollased viljakad põllud ja roheline on need rohelised metsad, mis meil on. Need värvid sümboliseerivad seda lippu, mis maksimum on. Leef Juhkad.